Tere tulemast kuulama podcasti Müüdid ja muinasjutud. Mina olen Helina Välb ning viin teid igal reedel erinevatesse maailma paikadesse, et tuua teieni sealseid muinasjutte, legende ja müüte. Head kuulamist! Täna jutustan sulle ühe inglise muinasjutu, 3 sulge. Ja otsisin, mis mina otsisin, aga ei leidnud, millal muinasjutt on kirja pandud, umbes mis ajal ma mõtlen. Ja kas on teada mõni autor, et on üks kuulus muinasjutt 3 sulge, mis on vendade Grimmide poolt kirjutatud, aga too ei ole too. Aga tänase jutu 3 sulge siis algupära, kuna on teadmata, siis ma räägin lihtsalt natukene sellest, et muinasjutud ja sellised maagilised numbrid seal juures, et kindlasti oled sa muinasjutu huvilise kuulajana ise lugenud, kuulnud, jutustanud lugusid, kus paned tähele, et on näiteks numbrid nagu 7 ja 3, et need käivad väga paljudest muinasjuttudest läbi. Ja näiteks number 3, me ju teame, et neid on näiteks 3 põrsakest ja tihti on muinasjuttudes näiteks 3 venda, kellest 2 esimest on siis kas sellised ülbid ja natuke kõrgid ja siis noorem vend on justkui see, kelles on siis kõik need sellised ilusad ja head ja väärtuslikud omadused. Lisaks näiteks Tuhkatrinus number 3. Tuhkatrinus sai ju 3 sellist maagilist kingitust. Näiteks üks asi oli tema imelised kristallkingakesed, lisaks teise sellise kingitusena oma ristiemalt, Haldis ristiemalt sai ta ju rottidest, hiirtest endale hobusid ja kutsari ning kõrvitsast sai ta üldsegi endale sellise toreda kaarikukese. Et 3 on alati kuidagi muinasjuttudes moel või teisel esineb. Ja kui me mõtleme selle peale, et mida see 3 siis või miks just see 3, siis näiteks psühholoogia eksperdid siis on arvanud, et 3 on selline oluline number, kui me soovime kedagi mõjutada. Näiteks see tuleb välja meil muinasjutust Lumivalgeke, kus võõrasema ju tegelikult läheb 3 korda tagasi Lumivalgekese juurde, et teda tappa ja 3. korral saab sellega justkui hakkama. Ja kui me mõtleme religioossete selliste sümbolite või erinevate religioossete teemade peale, siis 3 on seal ju ka väga-väga oluline number. Näiteks kristluses on ju, meil on isa, poeg ja püha vaim, ehk siis isana Jumal, pojana Jeesus Kristus ja püha vaim, kes kõik moodustavad selle ühise, selle 3 ainsuse. Lisaks käib selle muinasjutu puhul läbi selline, nagu muinasjutudes on ikkagi üldiselt, me ju teame, seal on müstilised ja maagilised ja sellised nõiduslikud aspektid, mis on täiesti normaalne, need käivadki muinasjuttudega käsikäes. Aga selles muinasjutus on hästi toredasti minu meelest näha seda, et neiu, kui ta tegeleb millegagi, mis nii-öelda ei ole kohe mõistetav või ei ole vaatajatele arusaadav, on võõras, siis tuleb siin jutus 3 korda ette see, et tegu võib olla nõiaga, et kui sa nüüd seda ei tee, siis mina lähen ja ütlen peremehele, perenaisele, et sina oled nõid. Ja kui me mõtleme natuke ajaloos tagasi ja üldse sellele, kuidas need nõiaprotsessid ja kogu see nõiduses süüdistamine käis, siis tõesti oligi, kui oli midagi, mis oli võõras, millega ei olnud harjutud või mis tundus ebamaine, siis see nõidumise süüdistus sealt võis väga kergelt tulla, aga nõiaks süüdimõistmisel oli muidugi seal vaja ka hulganisti tunnistajaid ning muid aspekte seal juures, et ma kavatsen tulevikus teha ka ühe täitsa sellise episoodi, kus ma natukene keskendun
just sellistele nõiduslikele lugudele ja räägin just sellest nõidumise ja nõiduse ajaloost ja see näidete kujutamisest muinasjuttudes. Et meie tänases lookeses küll otseselt nõiaga tegu ei ole, aga natukene võib-olla aitab sellele nõidumise lainele meid viia. Ma loodan, et see tänane lugu pakub sulle huvi, et sa võib-olla kuuled seda isegi esimest korda, sest mina polnud varem seda lugu kuulnud. Tänaseks episoodiks ettevalmistusi tehes leidsin selle ja arvasin, et see võiks päris huvitav ja tore olla. Loodan, et naudid ja kuuleme juba õige pea jälle. Kolm sulge. Elas kord tüdruk, kelle võttis naiseks mees, keda ta kunagi ei näinud, sest mees käis temaga kurameerimas alati pärast videvikku ja ka siis, kui nad juba abielus olid, tuli mees koju pimedas ja lahkus enne koitu. Sellegi poolest oli ta oma naise vastu hell ja hea, andes talle kõik, mida süda ihata võis, nii et naine oli mõnda aega oma eluga väga rahul. Aga mõne aja pärast hakkasid mõned sõbrad kahtlema, kadestades tema õnne, sosistama, et selle seninägemata abikaasaga peab midagi kohutavat lahti olema, et ta ennast näidata ei taha. Eks tüdruk oli isegi imestanud, miks tema armsam ei käinud temaga kohtumas nii nagu teiste tüdrukute armastajad, avalikult ja päise päeva ajal. Ja kuigi ta alguses ei teinud väljagi naabrite noogutustest ja silmapilgutustest, hakkas ta lõpuks mõtlema, et nende jutus peab mingi iva olema. Nii otsustas ta asja ise järele uurida ja ühel ööl, kui ta kuulis mees tuppa tulemas, pani ta järsku küünle põlema ja nägi teda. Ja enne imet, mees oli nägusamast nägusam, nõnda ilus, et iga maailma naine oleks temasse kohe sealsamas ära armunud. Aga vaevalt oli tüdruk talle pilgu heitnud, kui mees muutus suureks pruuniks linnuks, kes vaatas talle otse viha ja süüdistusi täis silmadega. Selle eest, et sa niisuguse reetliku teoga hakkama said, ütles lind, ei näe sa mind enam kunagi, kui sa just 7 pika aasta ja 1 päeva jagu mind truult ei teeni. Ma teenin sind 7 korda 7 aasta ja 1 päeva jagu, kui sa ainult tagasi tuled. Ütle, mis ma tegema pean, karjatas neiu nuttes ja nuuksudes. Siis ütles linnust abikaasa. Ma panen su teenistusse ja sinna sa pead jääma ja head tööd tegema 7 aastat ja 1 päeva. Sa ei tohi kuulata mitte kedagi, kes võib sind sellest teenistusest lahkuma meelitada. Muidu ei tule ma enam kunagi tagasi. Tüdruk oli nõus ja lind laotas oma võimsad pruunid tiivad laiali ning kandis suurde mõisa. Neil on siin pesutüdrukut vaja, ütles lind abikaasa. Mine sisse, küsi perenaist näha ja ütle, et tulid tööle, aga pea meeles, et sa pead seda tööd tegema 7 aastat ja 1 päeva. Aga ma ei saa seda 7 aastat teha, vastas tüdruk. Ma ei oska ei pesta ega triikida. Sellest pole midagi, vastas lind. Sa ei pea tegema muud, kui korjama 3 sulge minu tiiva alt südame lähedalt. Need suled täidavad kõik su palved, millised need ka poleks. Sul pruugib need vaid pihku võtta ja öelda. Nende 3 sule tõttu, mis on pärit minu tõelise armastatu südame kohalt, saagu see tehtud. Ja tehtud see saabki. Nii korjaski tüdruk linnu tiiva alt 3 sulge ja pärast seda lendas lind minema. Siis tegi tüdruk, nagu teda oli palutud ja maja perenaine võttis ta tööle. Ja nii kiiret pesunaist polnud enne nähtud, sest pruukis tal ainult pesumajja minna, uksed riivistada ja luugid sulgeda, nii et keegi ei näeks, mida ta teeb, võtta välja 3 sulge ja öelda. Nende 3 sule tõttu, mis on pärit minu tõelise armastatu südame kohalt, saagu vaskattal tulele ja riided sorteeritud, pestud, keedetud, kuivatatud, kokku lapatud, rullitud ja triigitud. Kui ennäe, riided lendasid hoogsalt lauale, puhtad ja valged, valmis ära panemiseks. Nii hindas perenaine tüdrukut kõrgelt, ütles, et tal pole kunagi varem nii head pesupiigat olnud. Nõnda läksid aastad mööda ja keegi ei rääkinud neiu lahkumisest. Aga üks teenija muutus tema peale ajapikku kadedaks. Seda enam, et kõik meesteenijad armusid ilusasse tüdrukusse ja tahtsid temaga abielluda. Aga tüdruk ei tahtnud neist kedagi. Seda enam, et ootas igatses päeva, kui tema lind abikaasa tema juurde inimese kujul tagasi tuleb. Üks meestest, kes neiut endale tahtis, oli jässakas ülemteener. Ja ühel päeval kõrtsis tulles kasutas ta võimalust peatuda pesukoja juures ning kuulis, kuidas üks hääl ütles. Nende 3 sule tõttu, mis on pärit minu tõelise armastatu südame kohalt, saagu vaskattel tulele ja riided sorteeritud, pestud, keedetud, kuivatatud, kokku lapatud, rullitud ja triigitud. Mehe meelest oli see nii veider, et ta piilus läbi lukuaugu ja seal istus tüdruk muretult toolil,
samal ajal kui kõik riided tulid lennates lauale valmis ja korras ärapanemiseks. Veel samal õhtul läks mees tüdruku juurde ja ütles talle, et kui ta peaks neiult oma abielu ettepaneku peale veel kord korvi saama, läheb ta otseteed perenaise juurde ja räägib talle, et tema tubli pesunaine pole keegi muu kui nõid. Ja kui tüdrukut selle peale elusalt ära ei põletata, siis töökohast jääb ta ilma igal juhul. Nüüd oli tüdruk suures hädas ega teadnud, mida teha, sest kui ta poleks truu oma lindavigasale või ei saaks 7 aastaks ja 1 päevaks teenistusse jääda, ei tuleks ta mees enam kunagi tagasi. Nii otsis neiu vabandus, öeldes, et ta ei tea kedagi, kes saaks talle anda nii palju raha, et ta sellega rahule jääks. Aga selle peale jässakas ülemteener ainult naeris. Raha, ütles ta. Mul on peremehe juures 70 naela kõrvale pandud, kas sulle sellest ei piisa? Võib juhtuda, et piisab, vastas tüdruk. Nii tuli ülemteener järgmisel õhtul tema juurde, kaasas 70 naela kuld sovrinites ja tüdruk tõstis põlle üles ning võttis need vastu, öeldes, et ta on rahul, sest ta polnud veel mingit plaani välja mõelnud. Aga kui nad koos ülakorrusele läksid ja tüdruk seisma ütles, härra ülemteener, vabandage mind hetkeks, ma jätsin pesumaja luugid lahti ja ma pean need kinni panema, sest muidu nad pauguvad öö läbi ja segavad isandat ja emandat. Kuigi ülemteener oli jässakas ja hakkas vanaks jääma, tahtis ta hirmsasti noore ja galantse mehe muljet jätta, nii vastas ta kohe. Vabanda mind, kaunitar, aga sina ei pea kuskile minema. Ma lähen ja panen need ise kinni. See ei võta hetkegi. Nii ta läkski. Ja niipea, kui ta läinud oli, võttis tüdruk oma 3 sulge välja ja ütles kiiresti. Nende 3 sule tõttu, mis on pärit minu tõelise armastatu südame kohalt, ärgu lõpetagu luugid paukumist hommikuni ja olgu härra ülemteenri käed nende sulgemisega tööd täis. Ja nii juhtuski. Härra ülemteener pani luugid kinni, aga kriiks olid need jälle lahti. Siis pani ta need uuesti kinni ja seekord lõi need lahti lennates talle vastu vahtimist. Ometi ei saanud ta lõpetada, vaid pidi edasi proovima. Nii et ta seal siis terve öö prooviski. Sellist kriuksumist ja sellist vandumist, paukumist ja prõmmimist pole enne kuuldud. Ja kui lõpuks koitis, roomas mees oma voodisse, liiga väsinud, et õieti vihanegi olla. Otsustades, et tulgu mis tuleb, ta ei räägi juhtunust kellelegi, et mitte naerualuseks sattuda. Nii hoidis ta oma mõtted ainult endale ning tüdruk hoidis endale 70 naela ja naeris oma läbikukkunud armaste üle salamise pihku. Mõne aja pärast kuulis Kutsar, kena keskealine mees, kes oli juba hulk aega tahtnud targa ilusa pesupiigaga abielluda, pumba juurde hobustele vett võtma minnes pealt, kuidas tüdruk 3 sulele käske jagas. Ja piiludes läbi lukuaugu, nagu ülemteener oli teinud, nägi tüdrukut muretult toolil istumas, samal ajal kui riided, kõik pestud, triigitud ja rullitud, lennates lauale tulid. Nõnda läks ta tüdruku juurde täpselt nagu ülemteenergi ja ütles. Nüüd oled sa mul peos, kaunitar. Katsu vaid mulle veel korvi anda, sest kui sa nii teed, ütlen ma emandale, et sa oled nõid. Tüdruk vastas üsna rahulikult. Ma ei hakka vaatama kedagi, kellel pole raha. Kui see on kõik, vastas Kutsar, siis minul on peremehe juures 40 naela kõrvale pandud. Ma toon selle homme õhtul ära ja ootan vastutasu. Ning kui õhtu kätte jõudis, sirutas tüdruk oma põlle raha jaoks välja. Trepist üles minnes jäi ta järsku seisma ja ütles Kutsarile. Oh mind küll, jätsin ju pesu nööri peale. Oota natuke, kuni ma selle ära toon. Aga Kutsar oli tõesti väga viisakas sell, niisiis vastas ta kohe. Las mina lähen, on külm ja tuuline õhtu, sa jääd niimoodi veel haigeks. Nii ta läkski ning tüdruk võttis jälle oma 3 sulge välja ja ütles seekord. Nende 3 sule tõttu, mis on pärit minu tõelise armastatu südame kohalt, pekselgu ja laperdagu pesu hommikuni ringi ja ärgu härra Kutsar saagu seda kokku korjatud või käsi töö küljest võetud. Kui tüdruk oli seda öelnud, läks ta vaikselt voodisse, sest ta teadis, mis juhtuma hakkab. Ja täpselt nõnda juhtuski. Pole enne olnud niisugust tööd nagu see, mille härra Kutsar veetis. Märjad riided lendlesid ja lehvisid kõrvade ümber, linad mässisid teda puntrasse ja panid komistama. Samal ajal peksid rätikud tema jalgu. Aga vaatamata sellele, et kogu ta keha kipitas, pidi ta jätkama, kuni koit saabus. Ja siis ei saanud täiesti kurnatud ja murest murtud Kutsar isegi voodisse roomata, sest ta pidi oma hobusele süüa ja vett andma. Ja temagi jättis juhtun enda teada, kartes, et tema üle võidakse naerma hakata. Nii pani tark pesupiiga 40 naela 70 juurde karpi ja läks oma tööga lustiliselt edasi. Aga mõne aja pärast piilus lakei, kes oli üsna aus poiss ja kõrvuni armunud, pesumajast mööda minnes lukuaugust sisse, et oma südame kallimale pilku heita. Ja mida muud ta näha sai, kui tüdrukut muretult toolil istumas ja riideid, kõik valmis lapatud ja triigitud lauale lendamas. Kui ta seda nägi, muutus ta väga murelikuks. Nii läks ta isanda juurde ja võttis välja kõik oma säästud. Siis läks ta tüdruku juurde ja ütles, et ta on sunnitud emandale rääkima, mida ta nägi, kui just tüdruk pole nõus temaga abielluma.
Vaata, ütles ta, mina olen olnud isanda juures natuke aega ja hoidnud kokku selle pisku ning sina oled siin juba pikemat aega ja kindlasti ka midagi kokku hoidnud. Nii et paneme oma säästud kokku ja rajame kodu või jääme edasi siia teenistusse, kui sulle nii rohkem meeldib. Tüdruk üritas teda maha raputada, aga kui poiss ikka peale käis, ütles ta lõpuks. James, kullake, jookse alla keldrisse ja too mulle tilk brändit. Sa tekitad minus nii imeliku tunde. Kui ta läinud oli, võttis tüdruk oma 3 sulge välja ja ütles, nende 3 sule tõttu, mis on pärit minu tõelise armastatu südame kohalt, ärgu olgu James kunagi võimeline brändit otse kallama, välja arvatud oma kurgust alla. No ja nii juhtuski. Proovis James, mis ta proovis, aga klaasi ta brändit ei saanud. Paar piiska sinna läigates, aga siis tilkus brändi poisi käele ja voolas sealt põrandale. Nii läks edasi, kuni noormees ära väsis ja leidis, et talle kuluks endale üks klõmakas ära. Nii viskas ta need paar tilka kurgust alla ja hakkas otsast peale, aga paremini talle läinud. Seepeale võttis ta järgmise väikse klõmmi ja nii edasi, kuni jäi kohe päris purju. Ja kes muu selle peale alla keldrisse tuli, kui mitte tema isand, kes tahtis teada, mida see brändi lõhn tähendab. Nüüd rääkis lakei James ausalt ja siiralt isandale, kuidas ta oli tulnud alla, et haigele pesupiigale tilk brändit tuua. Aga tema käsi värises, nii et ta ei saanud jooki välja kallata. Brändi vooles maha ja selle lõhn hakkas talle pähe. Usutav lugu, sõnas isand ja andis Jamesile kõvasti peksa. Siis läks isand emanda oma naise juurde ja ütles, saada see oma pesupiiga minema. Minu meestega on midagi juhtunud, nad kõik on oma säästud välja võtnud, nagu hakkaksid abielluma, aga ometi ei lahku nad töölt ja mul on tunne, et kõige taga on võt see tüdruk. Aga naine ei teinud kuulmagi, kui pesupiigat süüdistati, oli ju too maja parim teenija. Üksinda väärtuslikum kui kõik ülejäänud kokku. Need pidid olema mehed, kes süüdi olid. Nii nad siis tülitsesid asja üle, aga lõpuks andis peremis järele. Rahu oli jälle majas, sest perenaine palus tüdrukul oma ette hoida ja ükski meestest ei julgenud hirmus teiste teenijate naeru ees öelda, mis temaga juhtunud oli. Nii läks kõik vanaviisi edasi, kuni päevani, kui peremees pidi sõitu minema. Tõld oli ukse ees, lakei seisis ja hoidis tõllaust lahti, kutsar istus pukis ning ülemteener seisis astmel teele minekuks valmis. Just siis juhtus üle õue minema ei keegi muu kui pesupiiga, nipsakas ja särav, suur korv puhaste riietega käevangus. Tema nägemine oli liik Jamesile, kes kukkus virisema. Ta on paha tüdruk, ta võttis kõik minu säästud ja korraldas mulle tagatipuks kõva keretäie ka veel. Nüüd sai kutsar julgust juurde. Tõesti, küsis ta. No see pole midagi selle kõrval, mida ta mulle tegi. Nii rääkis ta ära kõik märgade riiete ja hirmsa töö kohta, mida ta selle ürgpikal ööl tegema pidi. Nüüd läks aga ülemteener astmel vihast punni, nii et oleks peaaegu lõhki läinud ja tuli lagedale looga oma ööst paukuvate luukidega. Ja üks ütles ta, lõi mulle isegi nina pihta. See rahustas 3 meest ja nad otsustasid peremehele kohe kõik ära rääkida ning tüdrukule hundipassi korraldada. Aga pesupiigal olid teravad kõrvad ja ta oli ukse taha kuulama jäänud. Nii kui ta seda kõike kuulis, teadis ta kohe, et peab midagi ette võtma. Ta võttis välja oma 3 sulge ja ütles, nende 3 sule tõttu, mis on pärit minu tõelise armastatu südame kohalt, olgu nende meeste vahel tüli selle üle, kes kannatas kõige rohkem, nii et nad tiiki kukuksid. Ja niipea, kui ta seda oli öelnud, hakkasid 3 meest vaidlema, kellele neist kõige hullem kohtlemine osaks oli saanud. Siis lõi James ülemteenril silmasiniseks ning paks ülemteener kukkus talle otsa ja kolkis teda kõvasti. Samal ajal ronis kutsar pukist alla ja töötles neid mõlemaid korralikult. Pesupiiga seisis aga kõrval ja naeris. Kui siis peremees välja tuli, ei tahtnud ükski kuulata, aga kõik tahtsid, et neid kuulda võetaks. Nad kaklesid ja trügisid ja kolkisid, kuni lõpuks lükkasid üksteist tiiki ja kõik said kena supluse. Siis küsis peremees tüdrukult, milles asi ja see vastas, nad kõik tahtsid rääkida lugu minu vastu, sest ma ei abiellu nendega. Üks ütles, et tema lugu on kõige parem, teine ütles, et tema lugu on veel parem ja nii hakkasid nad tülitsema selle üle, kellel on kõige usutavam lugu, et mulle hädakaela tõmmata. Aga nad kõik said juba oma karistuse kätte, nii et rohkemaks pole küll vajadust. Siis läks peremees oma naise juurde ja ütles, sul on õigus, sinu pesupiiga on tõesti üks väga tark tüdruk. Nii ei jäänud ülemteenril, kutsaril ja Jamesil muud üle, kui häbelikult keel hammaste taga hoida ja pesupiiga sai jätkata oma kohustuste täitmist ilma edasiste takistusteta. Kuni 7 aastat ja 1 päev mööda said, sõitis kenas kullatud tõllas ukse ette ei keegi muu kui Linda abikaasa, kes oli nägusa noormehe kuju tagasi saanud. Ta viis pesupiiga kaasa, et neiust saaks uuesti tema naine ning peremehel ja perenaisel oli neiu käekäigu üle nii hea meel, et nad andsid kõigile teenijatele korralduse seista trepil ja talle oma õnne soovida. Kui tüdruk ülemteenrist möödus, pistis ta mehele pihku koti 70 naelaga ning ütles armsasti, see on sinu hüvitis luukide sulgemise eest.
ja kui ta möödus kutsarist, pistis ta temale pihku koti 40 naelaga ning ütles: ja see on sinu tasu riiete sissetoomise eest. Aga kui lakeist möödudes andis neiu talle koti, kus oli 100 naela ning ütles naerdes: see on selle bränditilga eest, mida sa mulle kunagi ei toonud. Siis sõitis ta oma kauni abikaasaga minema ja elas igavesti õnnelikult. Aitäh, et kuulasid podcasti Müüdid ja muinasjutud. Kohtume juba järgmisel reedel. Kuulmiseni!